nii, igatahes mulle jõudis üks pakk otse Itaaliast. See oli läbi usaldusväärse veebileheküljelt ostetud ehk siis eBay. Pakk läks maksma minu arust 120 eurot. Ehk siis pakk ise kaalub 3,7 kilo. Ta on põhimõtteliselt, kui võtta 2 suurt 2-liitrilist koolapudelit. Ehk siis 2 sellist, aga ühes on jagu tassi jagu ära joodud. Nii et selline kaal on sellele. Kui see pakk tuleb Itaalias, siis ma arvasin, et siin tuleb mingi pastatooted või midagi sellist stereotüüpilist rassismi. Ja kui ma nägin, kelle poolt see tuleb, ehk siis nime on Usama Muhammad. Perse. Ma ei teadnud, et see tuleb mingi pagudelt. Siin on mingisugune eBay toodang, tundub nii. Aga ma ei saa aru, mis see on. Mingi 35 eurot on seal kogu selle hinna sees, nii et tundub, et see on kõige kallim asi, mis on siia sisse pakitud. Aga pakk ei tiksu, õnneks veel, ma ei tea, mis kemikaalisid välja printsib, aga tundub väga kahtlane. Aga nii palju kiidan, et see on ilusti pakitud nagu oleks jõulud. Aga vaatame siin seistes on. Mumma noole. Seda sa ei tee nii lahti. Seda teed sa niimoodi lahti. Oi jumal. Mitte kunagi ärge lõigati enda poole. Mis asja. Kokaiini saati. Mingi mängkaardid. Kommits, kohe kindlasti ei saa unustada. Veel komme, mitu tükki korraga. Sama asja kookusega, okei, sööb ära. Veel komme, need vanema kommid. Kõrvaklapid, hoop see, aga mis see on? Mingid dekoratiivelemendid. Mingi dekoratiivelement tundub olevat selline või ta oli, see võib nüüd siia minna. Mingi väga kahtlane pakk. Open carefully fragile. On kirjutatud, see on okei, väga kahtlane. Aga ta on suht kerge midagi. Tundub nagu kokaiini pakkaosad nendes. Ma sain seda pakindust välja. Teed nalja minuga. Mulle saadeti piipa. Kas neil on kanepile kaane või? Mida verd? See on piip otsesin mõttes. Vaat, mida asja? Selle mõttes siia kõrvale. Ma ei teadnud pitsakene asi on. Mingi maitseaine. See ei ole maitseaine. Ma ei tea, mis see on, aga ma pärast uurin, mis see on. Nii, mis meil siin veel on? Soojus reageeriv kruusamärki. Ehk siis, kui on kuum vesi, siis see siin läheb punaseks. Nüüd kruuska, okei, sobib. Pildiraam. Okei, ma võtan oma sõnum tagasi, ma arvasin, et siin tuleb väga stereotüüpilist, aga see suhtes nimi ei eelda ka seda väga. Made in Italy on Itaalias tehtud. Eks ma vaatan, mis ma sellega teen. Nii, siis on mingi 35 eurot on seal kogu selle hinna sees, nii et tundub, et see on kõige kallim asi, mis on siia sisse pakitud. See suhtes löönab hästi, jah. On kord lahti tehtud, panin tähele. Nad on, ütleme, kaasaskantavad need MP3 mänge tundub olevat. Ei, need ongi juhtmevaba kõrvaklapid hoopis. Okei, ja laadija ots on siin. Siis on klaasist malelaud. Hinda ma ei tea, tundub suht kirvult turult saadud.
ja ma arvan, et see viimane pakk on kõige huvitavam, mis võib olla siin on saakene mingisugune lelu on siin. See on mingi dekoratiiv tundub olevat. ja see on kodudekoratiiv sekskanepi-lehel ja ma olen nagu rohkem pettunud selles. Vaatab, mis siis ajalootusest kujutab. Huvitav on see, kuidas nad on nagu pakendatud. Nad on nagu väga madala kvaliteediga. Ma arvan, et kõige kallim oligi nüüd see seal ja siis see. Need nii väiksed, ei taha perre. Ja siis on läbipaistvad ja on sellised hajutatud. Nad ei ole tunduvad klaasist olevad, aga nad, ma ei tea, ei tahaks uskuda neid klaasist. Ütleme, ma olen pigem pettunud selles asjas. Hoidan mingi armastust eemal. Ma panen tähele neid. Nüüd vaatan, mis need kommitest oli. Ma ei tea, jah, ma olen kohe kindlalt pettunud. Ma isegi ei kahtlusta isegi. Tegu on šokolaadiga, mis on tulnud Saksamaalt, mitte Itaaliast, nii et väga halb, väga halb. Järgmine saksa toodang. Tavaliselt pakendide peal on kirjas kohe esimene lahter ja see, mis maa siin esimene on, sealt poolt see toodetud. See on loogiline nagu psühholoogia. Ma vaatan, kus kohas on tehtud see kõrvaklapp. Made in Barši. Kus kohas see tehtud? BRC tähendabki Made in China, aga ta on nagu rohkem viisakalt välja öeldud. Nii, ühendatud. Tule kui rõve kõrgus see on. Mida kuradit? Ma tead, et huvitavad hääled küll muidu. Saab mõne, et nagu venüürplaat pannakse kinni. Tahad näha, kus ma üle korraga ära rikun kõik kaardid. Nii, korras kõik läinud. Need ei ole üldse tead. Nagu üldse. Lekkud. Mitte midagi. Midagi kasulikum asi, mis on see pildjara. Kõik. Ja ma ei tea, mis ma selle piibuga siin teen. Ma tahaks teada, mis sees siin. Ma ei oska öelda, kuhu kasutada seda isegi. Nii, ehk siis ühesõnaga. Kuidas siis näiteks sellest loosis osa võtta, äkki jäi midagi huvitavat sinna? Kas see on prantsuse keel või? Tundub jälle Saksamaa toodang. Jah, täpselt nii. Saksamaalt tehtud. Nii et põhimõtteliselt Itaalia asjad, kõik mis seal leidub on Saksamaalt pärit. Ma ei tea, kus see kruus pärit on. Saksamaalt. Taaskord. Tundub, et ainuke asi, mis Itaalias on tehtud, on see sama asi siin. Et kui te tahate nüüd olla see võitja pärija või see, kes võidab, siis palun kommenteerige midagi Itaalia seoses ja midagi Saksamaaga seoses, sest enamus asjad on siin Saksamaalt ja üks ainuke asi on siin Itaaliast. Ma arvan, et see on ka Itaaliast, aga kohe saab teada. Ja tellimus ka võiks olla teretulnud. See ka mingi kahtleline asi. Sellega ma panen, arvan, sellega kokku. Ütlen uuesti üle, et need asjad läheb loosi. Need, mis mul siin lava peal on. See, mitte see siin, vaid need siin. Need, mis ma sain. See klaasist maalaud, need dekoratiivsed elemendid, see kuuma reageeriv olev tass ja kõrvaklapid. Ja loos on praegu taja määramatu. Ja on päris 2 nädalad ka ei viitsi teha seda. Teeb kuni selle kuu lõpuni, 28 veebruar on loosimise tähtaeg ja annan teada nüüd sinna samasse video alla. Ja see on nüüd pagulase kätetöö tegelikult, mis siin on. Sest mitte ükski Itaalia isik ei paneks teise maa omi või teise maa nagu tooteid siia. Aga mina lõpetan siis head loosi õnne ja nüüd siis järgmises videos.
tšau.